Oktonaudid uurimisjaama. Valgekeel, Kvasi, Peso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja hiidkrevett. Professor Dumbo, kapten Valge helistas meile äsja. Ma tulen kohe. Kas jääksite siia ja võtaksite kalaküpsised ahjust välja? Professor, leidsime merealuseid koopaid, mida uurida. Suurepärane. Kapten, kas teiega on kõik korras? Jah, Peso, aga miski tundus. Oktonaudid, olge valvel. Meid rünnatakse. Kombitsad välja. Mina ei näe, kes meid ründas, kapten. Oota, Kvasi, me põgeneme siit. Tuhat ja tuline. Kes see ka nüüd oli? On ta nüüd kadunud? Oktonaudid, kõik on korras. Valmistuge oktoluugi avamiseks. Side lõpp. Oled sa kombes? Olen Semu. Kapten, kupi on limase tindiga kaetud. Ja mis jäljed need on? See on koht, kus koletis meid krabas. Koletis? Me ei tea, kas see oli koletis. Kapten, ma olen selliseid jälgi enne ka näinud. Kui ma just väga palju ei eksi, tegi need minu nõbu. Teie nõbu? Jah, minu nõbu Ervin, hiidkrevett. Melissa, näitame neile minu perepilte. Aitasin professoril ta perepilte arvutisse tõmmata. See olen mina koos ühe oma sugulase, siniste laikudega 8 jalaga. Minu väikesed nõod, kalmaarid. Ja see on mu kauge sugulane, hiidkalmaar. See on teie nõbu. See on ainus foto, mis mul temast on. Ja see pole kaugeltki mitte hea. Ma pole teda väga kaua näinud. Ta on tohutu suur. 8 jalg ja kalmaar kuuluvad samasse perekonda. Mina olen väike ja tema on suur, aga me oleme paljuski väga sarnased. Meil mõlemal on käed koos iminappadega. Suurepärane, et end kusagil kinni hoida. Ja see selgitab, kuidas teie nõbu kupist kinni haaras. Aga miks ta seda tegi? Nõbu Ervin võis abi paluda. Väga naljakas viis abi paluda. Ma ei usu, et ta teile halba soovis. Arvan, et hoopis teie hirmutasite teda. Tõesti? Nii mina kui mu nõbu me mõlemad pritsime tinti välja, kui meid miski hirmutab. Tänu tindile saame põgeneda ja end ära peita nii, et keegi ei näe. Kapten, me peame ta leidma ja veenduma, et temaga on kõik korras. Professor, käivitage oktohäire. Oktonaudid, stardikeskusesse. Oktonaudid, meie missioon on leida professori nõbu hiidkalmaar. Kvasi, Peso, kupi sisse.
kapten, tavaliselt ei käi ma missioonidel, aga Ervin on pereliige. Kui ta abi vajab, peaksin mina kohal olema. Teeme selle ära. Kalaküpsised. Kui kena, et need reisil kaasas on. Tänan veelased. Veel üks ei tee paha. Veelased, rohkem meil kalaküpsisteks ruumi pole. Valmistuge stardiks. Ava oktoluuk, Viivi. Otse kohe, kapten. Hoidke kõik kinni. See võib hirmsasti raputada. Professor, teie nõbu võib neis koobastes olla. Jaa, see ongi koht, kus ta meid krabada üritas. Seal on nii pime. Kas nõbu Ervin ei karda? Ära muretse, Peeso. Hiidkalmaaril on mere kõikidest olenditest kõige suuremad silmad. Tal on väga kerge pimeduses näha. Liigume aeglaselt. Püüame enne teda näha, kui tema meid näeb. Vaasi, pea meeles, me ei taha teda hirmutada. Vaasi. Peeso, otsi sina see koobas läbi, ma võtan järgmise. Just nii, kapten. Mina pean siin vahti. Teatame raadio teel, kui oleme teie näo leidnud. Siin all on lihtsalt veidike pime. Karta pole mingit põhjust. Otse ees on midagi tohutu suurt. Vabandust, lihtsalt üks hiidsuur kivi. Ma vist leidsin ta. Tule välja, näita ennast. See oli lihtsalt üks rai. Oktonaudid, ma vist leidsin hiidkalmaari. Aktiveerin olendite detektori. Vabandust, see oli kõigest angerjas. Oktonaudid, jätkame otsinguid. Need kalaküpsised lõhnavad nii imeliselt. Väike eine teeb mu meele rõõmsamaks, kuni ma siin ootan. See on nõbu Ervin. Professor. Miski lõhnab nii hästi. Kas sooviksid? Kalaküpsiseid. Kohe saad. Nõbu Dumbo? Nõbu Ervin. Kas sinuga on kõik hästi? Ma nii muretsesin su pärast. Kõht on lihtsalt hirmus tühi. Olen päev otsa toitu otsinud. Seepärast sa siis kupist kinni krabasidki, arvates, et see on toit? On sul veel neid maitsvaid kalaküpsiseid? Kapten, ma palun veel ühe korvi nende imeheade küpsistega. Nõbu Ervin on väga näljane. Kuidas te teineteist leidsite?
ma tundsin kalaküpsiste lõhna. Hiidkalmaaril on suurepärane haistmine. Ole lahke, veel üks korvitäis. Igatahes. Ja see on oktopood, minu kodu kaugel kodust. Minu nõbu oktonaut. Teeme teie perealbumi jaoks uue foto, professor. Minge teineteisele lähemale. Ideaalne. Oleme valmis, kui teie olete, kapten. Käivitan kombitsate ulatuse. Naeratage. Öelge veelane. Mereadru. Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreel. Oktonaudid uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peeso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja limane meripura. Kuhu see tükk läheb? Ma vist tean. Kvasi, käivita oktohäire. Just nii, kapten. Oktonaudid peakorterisse. Oktonaudid, me peame... Oh, heldust! Mis rappumine see oli, kapten? See oli nagu mingi värin, Peeso. Veealune värin, et täpne olla. Seda põhjustab ookeani põhja värisemine. Ja nüüd on meie laev viltu. Kvasi, Viivi, paneme oktopoodi jälle otseks. Jah, kapten. Otse kohe, kapten. Probleem on tuvastatud. Värin lõhkus ühe meie oktopoodi jala. Olge mureta, kapten. Me saame laeva kiiremini korda, kui jõuate öelda kotitäis maitsvaid krõmpsuvaid porgandeid. Kotitäis krõmpsu maitsva... vahet pole. Mis seda imelikku häält teeb? Vaadake, seal. See on limane roosa puding. Olen üsna kindel, et see on meripura. Appi, appi. Talle vist kukkus värisemise ajal kivi peale. Appi, appi. Appi. Me aitame sind, väike mees. Vajame Peesot siia alla ja kohe. Peeso teatab, et on kohal esmaabi andmiseks söör. Ära karda, olen siin ja aitan sind, kohe hakkab parem. Ma parandan oktopoodi ära, kapten. Tänan, Viivi.
selle looma nimi on meripura. Oled väga libe. Arvad, et mu patsient on siis mingi meripura? Limane meripura, kui täpne olla. Ta pole siis meripura. On ikka meripura, aga limane, kui täpne olla. Doktor, kas ta on meripura või pole? Ta on lima. Ei ole siis? On küll. Lima, limane. Näed, ta on kaetud libeda limaga. Tänu sellele, et ta on kaetud libeda limaga, õnnestub pääseda kõigi käest, kes teda püüda tahavad. Seepärast teda kutsutaksegi limaseks meripuraks. Limane meripura. Ei, jah, ma arvan küll. Pole hullu, väike libedik. Asi pole nii paha. Seon su kinni ja varsti oledki sama hea nagu uus. Palun ole paigal, muidu ma ei saa. Tule nüüd siia. Libedik, oled sa siin all? Halloo? Libedik, kus sa oled? Libeda lima rada. Vigastatud limane meripura on kadunud. Asi pole hea, kapten. Limane meripura vajab vett, et hingata. Ta ei tohi liiga kaua veest väljas olla. Kõik oktonaudid tekile. Vigastatud limane meripura on kadunud. Ja ta nimi on Libedik. Oh sind, väike limane olevus. Tule kvaasi juurde. Kõik parandatud ja kiiremini, kui suudad öelda kotitäis maitsvaid krõmpsuvaid porgandeid. Meie limast meripura nähti viimati laskumas oktošahti. Ta on tõesti väga libe. Minu arvutuste järgi on meil aega vähem kui 5 minutit, et ta taas vette saada selleks, et ta jälle hingata saaks. Oktonaudid, me peame ta kohe leidma. Ta otsib ilmselt vett, seega otsige kohtadest, kus vesi on. Kapten, aeg hakkab otsa lõppema. Oi ei, mida me nüüd teeme? On ainult üks asi, mida me teha saame, Peso. Kui me ei saa limast meripura ookeani viia, siis tuleb ookean limase meripura juurde tuua. Me ujutame oktopoodi üle. Tahad öelda, et täidame selle veega? Vau! Tere, kapten, kõik on parandatud. Tähelepanu, kõik oktonaudid. Pange pähe sukeldumiskiivrid. Avage kõik luugid, me ujutame oktopoodi üle. Jah, kiiremini kui suudad öelda. Ujutame oktopoodi üle. 10 sekundi pärast on oktopood üleni vett täis. 9. Oota, libedik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
kapten, me ei leia ikkagi libedikku. Kus ta ka on, ta saab vähemasti hingata. Aga ta on ju ikka vigastatud. Peab olema koht, kust me veel otsinud pole. Otse teie pea kohal. Minu pea kohal? See on täiesti arusaamatu. Võib-olla, aga seal ta on otse teie pea kohal. Jaa, nüüd õrnalt. Me ei taha teda uuesti ära hirmutada. Ära karda, libedik, me ei tee sulle haiget. Käes! See pole üldse valus. Nagu uus. Peaksid kenasti paranema. Ja siin sulle kleeps, et oled mu kõige libedam patsient. Tänan! Tore. Viime su nüüd ookeani tagasi ja ookeani viime oktopodist välja. Asjad on nüüd vähemasti taas normaalsed. Peaaegu. Jah, kapten, paistab, et roogime veel tükk aega laevast meriadrut. Aga asi oli seda väärt. See oli viimane tükk, aga üks on ikkagi puudu. Kus see küll olla võiks? Libedik, jäta naljad. Nii ei panda puslet kokku. See ei ole mingi lima. Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreen.